Ma low-key ei saanud magada, sellepärast on kell 6 magama. Sina ise tahtsid teha seda? Jaa, tahtsin. Salvestab või? Jaa. Oled valmis või? Või kas sa vajad aega? Kas sa oled närvis? Mina ei. Ma olen täna aus raamat. Nii palju kui võimalik. Tere, minu nimi on Sydney, tere tulemast tagasi minu kanalile. Mina olen siin koos Hensu Gustaga. Tere. Tere. Meie teeme selle video, mida mu vanematele ei meeldi, et ma teen ja ma isegi ei luba neil kunagi seda vaadata. Ma ei luba ühelgi oma pereliikmel vaadata ja mu väiksed õed, kes on 10-14, on kõik ära vaadanud. See, et me seda siin Henriga teeme, oli tegelikult hoopis sinu idee. See oli mingi suve alguses. Teen oma Messengeri lahti ja Henri Karpult on sõnuma mingi wow. Ja siis seal on kirjas, et ma bookin järgmise vastava video. Ja ma olen ammu tahtnud suga seda teha, aga ma ei julgenud kunagi küsida. Sest ma ei eeldan, et see nõus oleks. See tundub nii nagu siuke terapeudiline kogemus sellest, siuke vabastav. Terapeudiline? Siuke vabastav, ei või? Räägin alguses muidugi ära, me oleme täisealised, me ei propageeri alkoholi. Kontseptsioon on põhimõtteliselt selline, et meil on siin stuudio audience. Nemad küsivad meilt küsimusi ja me peame kas vastama või kui me ei vasta, siis me peame šoti tegema. Just, ja meil on paar koksi juba all. Minul on üks, tal on paar. Me ei joo sama alkoholi, seda võib ikka rääkida. Jaa, ma arvan küll. Siin paneb viina. Kuna mina ei ole üldse šoti inimene, ma joon veini või koksi, siis ma panen... Ta on sophisticated. Ma joon jäkut. Sa oled valmis? Jaa, ma olen valmis. Ma soovin teile edu. Teile ka. Aitäh teile. Defensive kehahoiak. Esimene küsimus, kas sa oled circumcised? Ei ole. Euroopas nagu ei ole, aga USA's on kõik. USA's on kõik Euroopas. Kuule, lebo. Kas nüüd tuleb Sydney'le? Millal sa viimati oma mehe aumu otsid? Vist ei ole mulle. Kui ma olin 16. Aga kas see oli esimene kord või see oli viimati? See oli mingi teine kord. Mehed ei tee tihti seda siis või? 16 olin, vaatasin, cool, olen rahul, rohkem ei olnud vaja mõõta. Mulle, kui naisena on jäänud filmidest siuke mulje, et mehed nagu kogu aeg mõõdavad ja siis nad omavahel competivad sellega, et kellel on pikem. Parimad sõbrad on mingi, mul on nii pikk ja mul on nii pikk. See on pigem võib-olla, kui sa oled mingi 12, 13, 14, siis sa oled nagu suht avatud sõprad. Mäletan seda, et kuule, mul tuli esimene karv. No niimoodi vaata avatud ja ma arvan, et tüdrukud on ka ju oma. No mina ei ole olnud nii avatud. Okei. Kas sa oled kunagi olnud attracted to the same sex? No sinu vastust ma tean. Jah. Jaa, see oli Rüütli tänaval. Vaat see oli see aeg, kui oli see TikTokis see Timothy Chalamet era. Siis seal üks vend, üks Eesti kutt nägi välja täpselt nagu tema. Ja siis see võib olla välimuse poolest oli mingi ja siis ma olin wow. Timothy Chalamet lookalike, kui sa vaatad seda videot, siis tead küll, mis ta nimi on. Aga kas sul on nagu mingeid mees-celebrity crush'e? Vist ei ole. Kas nüüd võiks olla küsimus rohkem Sydney'le ka suunatud või? Mis su body count on? Mul ei ole palju, kuna ma alustasin suht 19-20. Oh my god, ma ka! Ma tean jah, ma vaatasin su vana videot. Siis on süke väike 4. Karl Gustavilt tuleb vist järgmine küsimus või? Jätku küsimus. Miks sa siukse häälega räägid? Jätku küsimus. Millal sa kaotasid oma süütuse? Aga me põhimõtteliselt vastasime praegu. Ma ei taha vastata. Kas sa oled suudlenud sama soo esindajat? Jaa. Oled ka või? 1-10, kui attracted sa towards Sydney oled? Need on kõik küsimus mulle ju. Aga me võime teha mõlemat pidi. Praegu. Jaa. Kui me võtaks minevikku, ma oleks mingi 12 siin praegu. Hästi kaua oli Sydney alanud, kui mina alustasin videoid. Siis ta oli ikkagi väga noor. Ja siis ma üldse ei mõelnud sinust niimoodi. Ühel hetkel ma hakkasin mõtlema natuke, kui sa olid täisealine. Ja sa ütled seda praegu! Jaa, aga miks sa olid attractive? Üks asi on välimus, teine asi, mis minu jaoks on väga-väga oluline. Üks asi on välimus, aga see oli nagu liiga miinustes, aga siis oli naljakas. Jaa, oligi hästi palju ilusaid. Oota, ei, hästi palju ilusaid tüdrukuid on. Aga teine asi on ka see, kas ta iseloom ja huumorimeel, mis on minu jaoks väga tähtis, mis mind köidab, mis on minu turn on mingis mõttes selles mõttes. Sa siis ütled, et ma olen funny? Jaa, sa oled väga naljakas minu arvates. Aga see number? Sa oled tohutu kloun. Ei, hea seda. 1-10 praegu või? Jaa. Mõtleme välimust või? Ei, üldiselt. Üldist kokku või? Iseloom ka või? Kõik kokku! 9,5. Usotu. Ma arvan. 10-st või? Jaa. 9,5! Sest et mul ei ole elus palju inimesi, kes on mulle meeldinud. Ja ma olen üks neist. Jaa. Mul on see, et ma ei ole nagu sügavalt nii-öelda romantilisi tundeid tundnud nagu sügavalt, vaid siuksed meeldimisi, kes ma olen võib-olla veits mõelnud. Hakkan nutma! Ma olen genuinely surprised. Päriselt? Jaa! Nagu üks asi on see, et nagu inimesed võivad meeldida, aga teine asi on see, et ma ei hakka teemat ajama võib-olla, kui meil on midagi nagu sõprus või midagi sellist, mis on minu jaoks väga-väga... Pohhui see sõprus! Ei, Sydney! Ma ei taha ära rikkuda seda ja ma ei oleks suhtes, ma arvan, heas. Ma ütleks praegu, et mingi 8. Aus. Kas te olete kunagi omavahel suudelnud?
mis su turn on'id välimuse juures on? Välimuse või? Enesekindlus. Jaa. Kui tal on ilusad silmad, kui elavad siirad silmad. Vaat Tallinnas tihtipeale surnud silmad inimeste silmadest võid väga palju välja lugeda ja ilus naeratus. Aga räägi sina vaheldus. Ma üritasin. No. Minule meeldivad, ma ei tea, kas see tegelikult läheb välimuse alla, aga sõrmused. Ja nagu üldse käed, aga kui kätel on sõrmused. Siis sul ei ole. Mul ei ole sõrmuseid. Ma kontrollisin jah. Ma ei saa, see on nii ahistav. Tead, miks mul ei ole sõrmuseid? Okei, räägime jälle sinust siis. Okei. Ma käisin autokooli esmaabikoolitusel ja seal näidati pilti sellest, kuidas sõrmus ei jäänud ukselingi taha, S oli naha. Ja peale seda ma võtsin oma kooli sõrmused ja asjad ära. No igal juhul, mulle meeldivad käed ja mulle meeldivad sõrmused. No. Need veenid kätel, jah? Jaa, aga see oli mul kunagi tugev. Ma ei ütleks nüüd, et ma mingi main turn on käeveenid. Sest et muidu mul väga, no mul ei loe väga välimus. Kui me mõtleme stiilile, mulle meeldib sinu stiil, mulle meeldib siuke vintage stiil, mulle ei meeldi siuke mimmi stiil. Tulles tagasi Virginity juurde, siis kellele te kaotasite süütuse? Ma ei tea. Miks ma nii kiiresti vastasin? Ma teen Hendrile sinu nimi. Ma ei tea, mis ta nimi oli. Horad. Kes on teist kahest seksikam? Sydney. Thank you. Mul on tunne, et mina veel kompan, kuigi Sydney, ma arvan, on leidnud selle enda juures sellise välimuse puhul siukse enesekindluse stiili, särki-värki ja ma ikka veel nagu otsin, katsetan, mis iganes. Ma ütleks muidu sinu, aga sul on see vunts praegu. Ma saan täiesti aru. Ma tahtsin lihtsalt proovida. Aga nagu ongi, kui sa otsid ja sa alles avastad, siis jaa. Aga see bluus või see pusa on nagu, näita, see on ülilahe, see on nii lahe. Oota, sul oli see mingi songs, mis sa vahepeal tegid. Ma kirjutasin ka, et see nägi ülihot välja. Mul ei ole ükski video nii libedalt läinud niimoodi, et ma nagu ei joo. Aga ma tunnen, et sinu, kuidagi see, et sa oled nii avatud praegu, siis see kandub minusse ka. Ma olengi mingi, okei, ma võin ka rääkida, kui sa räägid. Me täiendame üksteist. Mis on teie fetišid? Okei, kusjuures varbad ei meeldi, ma tahtsin öelda, varbad ei meeldi. Fetišid või? Mul ei ole vist mingid kindlad välja kujunenud. Rollimängud ma ei suudaks. Mina ka mitte. No räägi sina ka nüüd. Ma ei tea, kas ma tahan öelda. Ütle ära nüüd, ussuta. Seda peab psühhiaatriga. Mis on kõige illegaalsem asi, mida oled oma elus teinud? Ma ei saa öelda, tunnistada seda siin. Ei, sama. Cheers for illegaalsus. Keskmine inimene rikub seadust, ma arvan, mingi iga teine päev. Jaa, ei, seda kindlasti. Mida kõike see oli lähedal ole? Sorry. Ma tunnen mugavalt ennast. Kas sul on olnud STD? Ei, nice. Period, safe queens. Miks te ei ole kunagi suhtes olnud? Mitte omavahel, või üleüldse? Ma ei tea, ma vaatasin tegelikult minu puhul oli see, et kuna mul on väga paljud sõbrannad on nagu, ma olen väga palju suhteid näinud. Minu suurim eeskuju on minu enda vanemad. Ma loodan kunagi, et ma leian kellegi samasuguse. Enda kõrval on nagu minu vanemad. Mina ei ole sellepärast suhtes andes, et mul on väga mad commitment issues. Mul oli üks situatsioon, kaks, nagu väga-väga lähedal sellele. Need katkesid nagu teise inimese poolt ära, mitte minu poolt. Ma arvan, et kui see viimane situatsioon ei oleks ära katkenud, siis ma prolli oleks suhtes. Teine asi on see ka, et ma nagu ei teidi lihtsalt selleks, et teitida. Nagu ma ei tunne, et ma vajaksin enda kõrvale inimest lihtsalt selleks, et mul oleks enda kõrval keegi. Kui see tuleb, siis see tuleb ja kui see ei tule, siis see ei tule. Mõtlesin sama asja algule. Veits tundsid seda peer pressure'it vaata algul. Kui ma olin mingi 19-20, kõik läksid nagu suhtesse, särki-värki ja siis ka hakkad mõtlema ja lõpuks on see, et nagu suvavad. Kuna te olete mõlemad saatejuhid, siis kui palju... Tema oli, mina olen praegu. Kui palju te saite selle eest palka? Ei, ma ei vasta. Palju palka sain või? Number, palun. Ma ei saa vastata, ma pean nüüd võtma. Ma arvan, et ma räägin meie mõlema eest, et sotsiaalmeediaga üldiselt teenib rohkem kui telega. Just nii. Kust sulle meeldib, kui sind puudutatakse? Kints. Jaa, kui käsi läheb nagu kints. Jaa. Või kuskilt nagu kõrva taga, nagu kui keegi mu juukseid sätib. Mul on suht varsakabi, palun, kas on viimane küsimus? Mida sa elus kõige rohkem kahetsed? Seda, et ma siit inimene olin. Ma olen ülirets homofoob olnud. Sama. Ma olen kõik see 14 kuni 17 eluaastat. Ja. See vahemik ma kahetsen. Ma ütlesin klassiajale, kes ma arvasin, et on lesbi, et ma vihkan lesbisid. Ma peitsin oma klassiaja, kes mulle üldse ei meeldinud tema jope keset talve -30 kraadi poiste vetsu. Ta pidi nagu maika peal koju jooksma, tal oli nagu mingi 3 kilta koju minna. Ma olen nagu ülisitt inimene olnud, ülisitt. Nõustan. Sekundeerin. Ma jõin vähem, kui ma olen ükski teine video joonud. Aitäh, Henri, et sa tulid siia. Aitäh, Sydney, et sa tulid siia, Tartu. Palun. Mul oli väga tore sinuga filmida. Samad sõnad. Ja mul oli
mul oli väga hea meel saada teada uusi asju sinu Samad kohta. sõnad, samad ja sõnad. kuulda, et 9,5. Me tegime Henri kanalile ka video. Minge vaadake seda ka, all link on descriptionis. Followige Henrit Hensugusta Instagramis. Me näeme teiega järgmisel korral. Tšau, paka. Tšau, paka. Ma annan koormoks.